noor kuum reserv. Võib-olla see kaudu seda infot mitte päris selles kätte mõttes saa. Projekt. Tere tulemast kuulama Kaitseressursside Ameti podcasti karjäärist riigikaitses. Praegu on kevadtormi aeg ja juuni alguses on reservväelaste nädal. Ja just nendel põhjustel olen ma endaga siia ühte väga palavasse tuppa, samal ajal kui õues on 25 kraadi kutsunud Minna-Liisa Herman ja Artur Rehi. Minna, sina oled Kaitseministeeriumi osakonnas. Palun räägi lähemalt, millega sa tegeled igapäevaselt? Ja igapäevaselt toimetan tõesti kaitsetahte arendamise osakonnas, kus ma kaitsetahte valdkonda juhin. Ja meie osakonnale on usaldatud selline suur ja vastutusrikas ülesanne, et tegeleda sellega, et reservväelastel oleks võimalikult vähe barjääre, mis neid takistavad õppustel osalemast. Ja võimalikult palju positiivset emotsiooni ja seda sama tahet enda sees, et nad jõuaksid sinna õppekogunemisele. Nii et sellega me igapäevaselt tegeleme. Mida see positiivne emotsioon endast kujutab? Mida te taga ajate? Seda tunnet, et reservteenistus ei ole ainult üks kohustus, et kui tuleb kutse, siis tuleb minna, vaid vastupidi, et minu pere, tööandja, sõbrad, ühiskond ümber märkavad seda panust, mis reservväelane oma õlgadel kannab, et ta tunneb, et ka inimesed tema ümber on väga uhked selle rolli üle ja et need samad emotsioonid käivadki siis koos selle kohustusega, mis kutse näol võib saabuda, kui kevadtorm või siildas lähenemas näiteks on. Mina iga juuni, kui on reservväelaste nädal suure hirmuga, teen Gmaili lahti ja jälle Minna kiri seal. Saadame sulle pakki, kas sa saaksid review'ida, palun? Seda me teeme, saadame pakke ja selleks, et reservväelaste märgatust ühiskonnas tõsta, siis meil on selline tore asi näiteks nagu reservväelaste fond. Nii et üle 15 erineva ettevõtte on oma tooted ja teenused digilaiku pannud. Nii et kui enne nägid vormi ainult siis, kui olid ajateenistusel või õppekogunemisel, siis nüüd võid istuda näiteks õhtul Bolti ja vaadata, et seal on pealkirjas sõidame koos kaitsetahtega üks digilaigus auto või kui lähed poodi, siis leiad piimapakki või läheb maitsva jäätise. See on täiega lahe minu arust, et neid on tulnud nii palju. Ise ka ostan neid ja praegu ka käime koos sõpradega poes. Teised nagu ei mõtle sellele, mul on kohe nagu digilaigus, kohe võtan need sibulaleivad ja ostan neid just. Pluss digilaigus jäätis see on ülihea. Ja ma võin siin podcastis saladuskatte all paljastada, et meil on tulemas juunikuus reservväelaste pitsad. Nii et selle perekonnaga on liitumas ka Peetri pitsa, edaspidi saab digilaigust pitsa. See on mingi kindla kattega, et seal jalapeenot või midagi või mis on nagu... Vaat see kõik on alles selgumisel. Okay. Ta näeb siis. Sa ei saa siin avalikustada praegu, mis pitsad ei, see on sama salajane retsept nagu on Coca-Cola. Ja see on kiivalt hoitud saladus. Ja reservväelaste jerky tuleb Linnamäe lihatööstusel. Kas te reservväelaste proteiinibatooniga teete? Jah, kreatiini, reservväelaste kreatiin. Kõlab väga hästi. Ma kogun kõik head mõtted kokku. Küll aga ma tean öelda, et kafeiin teeb reservväelaste nädalajaks reservväelaste erikohvid ja sinna retsepti pannakse küll palju proteiini. Ma eeldan, et need on kõik selles pakis olemas juba, mis ma siit kaasa võtan. Ja värske kohvi on sul seal paki sees. Reservväelaste pitsa on ka seal sees, eks ole? Või ma lähen õppusele tagasi. Okay. Lihtsalt, et jätkata seda tutvustuse vooru, siis on meil siin ka Artur Rehi, mees, reservväelane, kes on tulnud otse kevadtormilt ja läheb sinna kohe tagasi peale selle saate salvestamist. Kuidas sinu kohvikogemused praegu kevadtormil on? Paned proteiini ka sinna sisse? Tänan väga, aitäh küsimust. Ei pane proteiini sisse sinna. Ma tegelikult ei olegi joonud pikka aega kohvi kevadtormil ka. Esiteks seda ei ole väga toidupakkides. Igas mingi 10. on ja siis kõik kaklevad, kes selle endale saab. Ja teiseks lihtsalt proovisin vähem juua, nii et seda siin mõjub väga hästi praegu. Aga jaa, ma tulin otse õppuselt,
mul on tegelikult pesemata ja kasimata ja ma jõudsin habeme ära piirata, nii et sellega on hästi. Aga ja soeng on kõik pekkis ja aga jah, 9 päeva olen olnud siis Stratcomi õppusel, mis esmakordne kogemus omamoodi veetnud 2 nädalat koos Chris Boysi, Chris Lüüsiga, kuulanud ta jäppimist päeval ja öösel. Väga andekas vend, kindlasti kutsuge siia podcasti, ma soovitan. Ma ei teadnudki, et enne meil siuke YouTuber Eestis on, aga on, minge vaadake. Et väga lahe on olnud. Ma tunnen ka, et peale selle saate salvestamist me kutsume Chrisi ka äkki rääkima siia. Ma vautsin kindlasti, jah. Kusjuures see ei ole minu esimene kord, kui ma salvestan saadet niimoodi, et mulle on antud kaasa keegi inimene, kes tuleb otse, sa vist ei tule küll just metsast, aga niimoodi, et paar päeva magamata olnud ja siis pannakse mikker näkku ja hakka rääkima. Jah, aga see on okei. Sellel teemal 1 aasta, kui me riigikaitsjate toetaja tänusündmuseks valmistusime, siis me käisime klippi filmimas Tallinna Linnateatris, kus näitleja Tõnn Lamp jagas lugu, et tema kõige parem kogemus Krimmiga oli selline, et ta tuli otse Kevadtormilt etendusele, kus ta pidi teetööline olema. Ehk nad pidid ta tegema tahmaseks ja mustaks, aga tal oli võimalus lihtsalt tulla, vahetada vorm tunkede vastu ja kõik ümber kiitsid, et seekord sai Grimmeerija nii hästi hakkama. Jootikupäevitus on paigas juba, kõik jooned on olemas. Reservväelased, Minna, sa tegeled nendega palju. Kuidas üldse, kui te olete neid digilaigus-tooteid teinud, kuidas kogu see protsess on olnud, mis kõige põnevam osa sellest on, kui sa suhtled nende ettevõtjatega ja kas on lihtne neid tooteid ellu kutsuda? Ja võib-olla kui üldse alustada taustast, siis digilaiges tooted sündisid sellest, kui Zelenski sai endale Eesti visiidi ajal selga kaitsetahte pusa. Ja peale seda tegelikult võtsid algul osad ettevõtted kaitsetahte arendamise osakonnaga ise lausa ühendust ja soovisid samamoodi oma brändi kaitsetahtega siduda. Ja ausad ärimehed on need meie eestlased, nii et kuhugi soovisid nad seejuures ka riigikaitsesse tagasi selle kasumi suunata. Ja siis sündiski see reservväelaste fond. See ajastus on nii halb, sest 2 päeva tagasi oli Postimehes ja lugu, kus kaitsetahe pusaga vend läks vangi. Ma tean, kaitsetahe ei päästa isegi trellida tagasi. Midagi sellist oli selleks pealkirjaks. Mõtlesin ka, et ajakirjanik võib endaga väga rahul olla. Aga peale seda siis mingist hetkest me hakkasime ise teatud ettevõtete poole pöörduma ja tegelikult tõesti saab ainult ülima uhkustundega tõdeda, et meie ettevõtted on olnud nii kiired pardale tulema. Just eelmisel nädalal käisime me oma võtmepartneritega Kevadtormi külastamas. Nii et meil tõesti on siuke kõik rõas valmis ootavad teid, keegi ei tule. Sõpruskond ettevõtteid, kes ei kahtle hetkekski selles panustamisvajaduses ja kes ei leia ka väga rasketes tingimustes võimalusi neid tooteid järjepidevalt ka ise turundada. Aga kuidas see reservväelaste fond töötab? Sa ostad, ütleme, need sibulaleivad, mis on rohelised on ja sa ei osta tavaliselt, mis nagu, kas hind on selle arvalt kallim, mis see ekstra läheb kuhugi fondi, eks ole? Ei ole. Selle võrra on see ettevõte valmis natukene oma kasumist loobuma, nii et ongi need toetusmehhanismid on toodete ja teenuste pealt väga erinevad. Näiteks meil on kambas ka Alexela oma kogukonna programmiga, kus inimesed saavadki ise otsustada, et nad suunavad oma kogunenud kogukonna programmi raha siis tasuta kohvi asemel fondi. Või siis on tõesti ettevõtted, on osad, kes kogu kasumi lausa suunavad fondi, teistel on kokkulepe, et paar senti iga tooteostu pealt koguneb sinna. Aga see fond, mul on küsimused, on reservväelaste fond, me saame aru, kui reservväelane on vigastunud, kaotanud jala, eks me toetame neid. Et kas see lähebki siis sinna või see läheb ka, ma tean, et kõik tahaks teada, et kas selle eest ostetakse droone? Ja praegu ostetakse isegi droonidetektoreid. See on käimas olev annetussiht, mille jaoks me raha kogume. Ja samuti toetatakse selle raha eest aasta reservväelase ja reservüksuse tunnustuse preemiaid ja nende preemiate väljamaksmist. Nii et või siis stipendiumid, kui reservväelased tahavad minna kuhugile täiendavat väljaõpet saama, aga tööandja ei ole valmis säilitama nende palka, siis saab pöörduda fondi poole ja fond toetab neid, kui komisjon otsustab, et meil on vääriline kandidaat saabunud. Nii et neid toetusmehhanisme, kuidas fond reservväelasi toetab, on ka erinevaid.
eelmise aasta reservüksus oli õhutõrje. Miks, mis neid esile tõi? Miks just nemad? Minu mäletamist mööda oli neil kõige kõrgem osalusprotsent. Ehk et nad käisid kõikide lõpustel ilusti kohal ja olid seejuures silmapaistvalt aktiivsed ka vabatahtliku panustamise läbi. Nii et mäletamasti see oli see põhjus. Aga pead pakkulemine. Artur, palju sa õppustel käinud oled? Ma ei ole nii palju käinud, mind pole kutsutud tegelikult. Ma lõpetasin ju ajateenistuse Kuperjanovi jalaväepataljonis 2019 juunis, 6 kuud hiljem kutsuti kohe kiire või välkõppe kogunemisele ja siis oli vist mingi 5-6 aastat vahet ja nüüd kutsuti, ja nüüd ma olen Stratkomis muidugi, ma ei ole jalaväelane enam ja nüüd kutsuti uuesti. Eelmine aasta oli vabatahtlik õppekogunemine, kuhu ma läksin, nii et kus on minu parima reservväelase auhind, ma ei ole veel saanud seda. Siis ma saangi välja öelda, et kuni 25. maini saab esitada ennast saab ka oma ja silmapaistvaid kamraade sellele tunnusele. Kas see on nagu mingi rahvavalik, et kui kõik sõbrad esitaks ka mind, et kas ma siis... Jah, täpselt toimub sarnaselt, nagu praegu on see aasta seksikama mehe valimine, kus kaitseminister Hanno Pevkur ja reservväelane Sam Sam ja Pevkur olid siis nagu viigist käinud või? Ma ei tea, no ma olen küll mees, aga ma ei ütleks, et see nagu tihe konkurents on. Ma ei hakka küsima kummale poole see konkurents. Hanno Pevkur võidab. Aga Artur, ma ütlesin sulle ka enne, kui me siin ette valmistasime, et et ma kuulasin erinevaid saateid, kus sa rääkinud oled, teisi podcast. Et mitte korrata seda sama mõtet, mis sa juba rääkinud oled. Ja sa oled päris palju jaganud oma ajateenistuse kogemust ja seda, kuidas sa läksid sinna, näiteks Sõdurilehe podcastis sa mainisid, et läksid 30 000 jälgijaga ja tulid sealt lõpuks ära 100 000 jälgijaga. Aga kuidas sul reservväelaseks olemisega on? Kas sa tunnetad, mis väärtus sellel on, mis identiteet sellel on, miks sa arvad reservväelased, kuidas me peaksime neid üldse ühiskonnas nägema või võtma või tunnetama või? See on muutunud hästi tugevalt minu arust just pärast Ukraina sõja algust, kui ilmselt te mõlemad hakkasite ka täiega tööle ja tõstma siis reservväelaste image'it Eestis, sest nüüd on meil näiteks Instagramis see reservvägi konto, mille sugust enne ma isegi arvan, et nad ei oleks heakski kiitnud, et teeme mingi tantsuriilse või mis iganes riilse, kus on mingi tekst, nagu keegi ei kiidaks heaks seda, aga Ukraina seda näitas, et see on vajalik. Ja see on nii vajalik, sest mingid, paljud mu sõbrad ei ole ajateenistuses käinud ja vestluses on ka nagu tunda seda, et nende suhtumine reservväesse on nagu, et ma ei tea, et nad on kuidagi nagu, nad on nagu nii mingid mõtletud jalaväelased ja nad on nagu vastupidiselt sellele, et sa oled põhijõud, see kampaania. Ja nüüd ma näengi, et igal pool on need reklaamid ja inimestel hakkab pähe jõudma, et see ongi nagu meie riigi alustala, see ongi see kaitse alustala, et siin ei ole nagu mingid NATO liitlased ja himarised, aga tegelikult see reservväelane, kes tuleb kutse peale kohale, see on kõige tähtsam kaitse Eesti riigile üldse. Et minu arust see on muutunud just mingi viimase 2 aasta tööst, kus on igal pool digilaigus-tooted, kampaaniad, meil on Instagram, kus sa reaalselt võid näha nagu noortepärased riilse seotud ajateenistusega, ja siis mul on endal ka parem tunne, sest mul on ka reservväelane, et minu arust on hästi palju muutunud ja enne seda, kuna mina olen katnud Ukraina sõda juba 22. aastast, esimesest päevast, siis alguses esimesed videod ma tegin oma vormiga, mis mul kodus oli olemas, siis mul tuli isegi kaitseväest kiri, et kustuta need videod ära, kui sa vormiga oled, siis sa ei täida eeskirju, sul pole luba. Ma ei ole nüüd kibestunud või kuri selle peale, lihtsalt see illustreerib seda, et sellel hetkel ei olnud nagu tellimust või huvi sellise tegevuse vastu, mida mina tegin. Praegu on see olukord täiesti teine. Kui on mõned lahedad reservväelased, kes teevad videosid või toodavad midagi, jumala eest, saatke pakid koju, review'gi tooteid, räägime sellest, täiesti teine olukord. Ehk siis jah, Mart, te olete head tööd teinud. Et on au ja uhkus olla reservväelane. Ja ministeeriumi nimel tõesti aastate jooksul on muutunud need platvormid ja kanalid, mille kaudu sa proovid reservväelaseni jõuda. Et reservväelaste suunal ongi meil reservväelaste nädal, aga ka meeste tervisekuu kampaania, millega me novembrikuus proovime tõsta meeste teadlikkust sellest, et nende füüsiline vorm ei ole oluline mitte ainult lihtsalt, kuna see on elementaarne tervisliku eluviisi osa, vaid ka riigikaitselisest vaatenurgast.
ja tõesti see reservvägi kanal või digilõigustooted, pressiteated on väga väärtuslikud asjad, aga meie noor kuum reserv võib-olla seekaudu seda infot Mitte päris selles mõttes kätte ei saa. Projekt No hea osa. Lihtsalt pean ütlema, et me salvestame seda saadet ajal, kui on päeva lõpp ja mõtteid on päeva jooksul palju mõeldud, nii et nüüd nad kõik koonduvad siin selle saate jooksul. Mis keelel see meelel? Täpselt nii. Teil minna on palju igasuguseid neid projekte, nagu sa nimetasid. Ja siis see meeste tervise kuu. Me rääkisime ka näiteks eelmises saates just sellest füüsilise liigutamise poolest, et meil on see Kaitseväe kehaliste võimete test ja niimoodi ja mulle hästi meeldib inimeste käest uurida seda, et mida sina näed, et mis võiks olla lahendus, võib-olla mitte isegi kui ühiskonnale või et ma loeksin moraali, et teised inimesed peavad rohkem liigutama, ma arvan, ma peaks ka rohkem ennast liigutama. Mis on see viis, kuidas lahendada sellist kiiksu, et inimesed oskaks, et meil tervis siin oleks ka jätkusuutlikult pildis ja me tegeleksime sellega? Mina arvan, et lastevanematel ja kooliõpetajatel on selles osas väga suur vastutus kanda. Kui sul ikkagi sportlikke harjumusi ei ole, siis on väga keeruline neid omandada siis, kui sa juba suuremaks oled kasvanud ja täiesti teised harjumused on üle võtnud. Ja see on ju see, mis täna ongi väljakutse, et me näeme, et 70% ajateenistusse minevatest ei läbi seda kehaliste võimete testi ka miinimumtulemusel ära. Ehk siis on ülematel seal palju tööd teha nendega ja tegelikult vastupidi uuringud näitavadki, kui nad siis välja tulevad, saavad need testid ilusti tehtud ja füüsiline võimekus ongi parem. Aga jah, ma arvan, et lapsevanemad ja kooliõpetajad võiksid rohkem teadvustada seda, et see füüsis on oluline ja nende harjumuste tekitamine terveks eluks. Ja see on eriti imelik, kui minna detaili, lapsevanemad ja siis lapsevanemad kuulevad seda, ma olen nõus, lapsevanemad asi algab minust, ma hakkan oma last trennidesse viima. Aga laps, sa ei saa ju sundida last füüsiliselt aktiivseks, sa saad, aga sa ei anna seda tulemust, hakkab mässama mingil ajal, mis iganes, laps imiteerib vanemat. Et kuidas lapsevanem saab panna lapse armastama füüsilist aktiivsust on see, kui ta näeb, et ta isa või ema tahab olla füüsilist aktiivne, naudib seda ja lähme koos kõndima ja jalutama nägu naerul ja pole ammu väljas, et lähme välja ja lapsed tulevad kaasa. Et kui vanem ise ei ole aktiivne, ega see, et 3 trenni lapse viib, see nagu ei tee tasa seda, et laps näeb oma vanemat, kes istub diivanil. Et asi algab lapsevanemast, ma arvan. Ja eeskujuks olemisest. Lapsevanem peab peeglisse vaatama. Sa oled värske lapsevanem. Tahan stalkimisega head tööd teinud. Väga, väga hea. Erinevad väljakutsed oma elus. Ajateenistus, oled teinud on ju need 8 abimissiooni Ukrainasse ja kõik need viisid, kuidas sa oled riigikaitsesse panustanud suurelt ja uhkelt, aga mis isaks olemisel puhul sinu jaoks, kas seal on mõni erinev väljakutse? Väga, ma tahaks öelda raske, aga ma ei saa, see ei ole nagu selles mõttes raske, et raske minu spetsiifiliselt tähendab, et ma olen harjunud, mulle meeldib probleemi lahendus niimoodi, et on väljakutse ja nagu võimatult suur ja lähme lahendame, teeme ja kastist välja. Beebiga ei ole niimoodi. Beebiga ärkan kell 6 hommik iga hommiku, võtan beebi, hakkab minu vahetust lükkan posti beebiga. Beebi teeb tammitaimi, on selili kõike ja siis järsku hakkab nutma või tihkuma või mida iganes. Ei ole nii, et beebi nutab, on probleem lahendama. Ma pean lihtsalt isana olema seal beebi jaoks turvaline ja olemas ja laskma tal nutta tihti isegi ega ma ei saa midagi teha, et beebi ei nutaks. Kui ta nutab, võtan ta sülla, hoian, kui ta ikka nutab, siis ta lihtsalt nutab minu peale ja mul on turvaline isa. Fucking raske on nagu lihtsalt olla ja tajuda, et ei ole midagi, mida ma saaks rohkem teha. Ma ei saa seda probleemi lahendada. See nuttav laps on siin, just need hetked, kus ta on nagu mitte 2 tundi järjest näiteks rahutu. Seda ei juhtu tihti, aga kui ta on, siis ma tajun nagu, et minu see, mida ma näen enda tugevusena, on see, et me teeme ära läbi seina, vaata. See ei tööta beebi peal. Ta ei taha sellist, oi, lähme teeme, ta tahab nagu sellist, ta ole lihtsalt olemas ja ära püüa mind mitte nutma saada. See on mulle väga raske. Lihtsalt nagu lasta tal olla ja olla ta kõrval ilma ise nagu megalt frustratsiooni minema, et ma ei saa midagi teha.
et sellega ma ikka veel maadlen. Noh, õnneks mu naine on nagu mingi superstaar selles lihtsalt. 2-3 tundi rahulikult paneb last magama, ma olen mingi tirin juuksed peast endale, vaata. Et nii-öelda see ettevõtlus ja see kõik, mis kasuks tuleb, see tohutu probleemi lahendus ja aktiivne mõistus võib-olla ei tule nii väga kasuks, kui sa pead beebiga olema rahulik kodus. Et see on minu jaoks väga suur challenge. Aga kuidas tihti mulle tegevväelastega meeldib näiteks rääkida sellest teemast, et mis see on tasakaalustada tööelu, isiklikku elu. Kui ma vaatasin, kuidas sind tutvustada, siis mitmel pool sinu nii-öelda, või noh, et sa oled siis Eesti sõjablogija. Kuidas sina oma elus organiseerid seda, et mul on nüüd mingi projekt, mis mulle huvi pakub, et kas ma nüüd teen seda, kui palju ma ennast sellesse panustan ja kui palju ma samal ajal siis panen piiri, et nüüd siit tuleb isiklik elu? No ma lähenesin sellega, no me abikaasaga üldse lähenesime kogu selle lapse teemal nagu väga-väga teadlikult, et planeerisime mitte nagu natuke, vaid aastaid lausa last ja ka kui ma planeerisin ka ise nagu aastaid last, ma sain ka oma tööd nagu vastavalt planeerida, et 8 missiooni Ukrainas, viimane oli siis mesinädalad abikaasaga ja pärast seda ei ole rohkem käinud, ei lähe rohkem, tulevad alati mingid kutsed kuskile, tead, Korea militaarexpole või ükskõik kuhu, kus riigis toodetakse mingit militaartoodangut, on neil vaja influkaid, kogu aeg tulevad. Ei, ma ei lähe lihtsalt rohkem. Et teadlik suunis ongi see, et mul on siin Eestis oma kontor, ma käin põhimõtteliselt 10-9 mingi kellani siis tööl ja olen mingiks kellaks tagasi kodus alati ja ma ei tee midagi rohkemat, mis on väga raske mu jaoks. See on nagu suurim challenge mu jaoks. Et lihtsalt luua oma elus vaakum, mida täidab laps. Sest mul ongi tunne, et minu suguse aktiivse inimesega, kui ma ei loo seda teadlikult, siis mul on alati 1000 projekti ja laps tuleb konkureerima. Ja mina, olles võib-olla kasvanud mingis mõttes niimoodi, siis oma lapsele äkki ei tahaks midagi sellist, et lõin selle vaakumi nii-öelda meelega, jube raske on lihtsalt mitte midagi teha. Hoida nagu oma elu tühjana, et keegi saaks tulla seda täitma, jube raske mul. Aga ja, nüüd on siis tuleme meie oma kaitsetahte pakkidega ja näe, ma ei saa oma lastest hoolt kanda, et ma olen teile. Järgmine kord tuleb siis digilaigus beebiputt. Beebipudel, piimapulber, lutt, täpselt. Aga kui teema niiviisi perede ja laste peal on, siis ma ikkagi korra kaaperdan selle ära, sest et just sellel põhjusel, et need perekonnad ja tagalad ja lapsed on nii olulised iga reservväelase jaoks, siis tuleb meil reservväelaste nädala osana 6. juunil reservväelaste puhkepäev, mille mõte ongi just siis see, et selleks päevaks me ühiskonnana saame öelda, et kui teie kannate kogu ülejäänud aasta seda ühist julgeolekut õlgadel, siis nüüd meie oleme teile hoidnud kohtasid, saate tasuta loomaaeda, väga suure soodustusega perepiletitega ujulatesse, muuseumitesse, kinodesse minna. Ja nüüd sellel ühel päeval vähemalt aastas me ütleme, et te oletegi oma perede jaoks need kangelased, tänu kellele on meeleolu lahutus ja vaba ja sektori uksed avatud. Et koos aega veeta ja koos kvaliteetselt aega veeta. Eriti peale kevadtormi. Mis kuupäev see oligi? 6. juuni. 6. juuni. Let's go! Saad naisele öelda, et on puhkepäev. Tal ei ole kunagi ühtegi. Ma võin talle öelda küll seda, aga kui laps 2 tundi nutab ja kõht läheb tühjaks, siis ta oma puhkepäeval hakkab tööle jälle. Siis sul on tugev tagala. Väga hea, väga tugev. Kust te saate oma inspiratsiooni igasuguste projektidega, sest ma olen saanud magistri raames teha mingeid rahvusvahelisi juhtumi uuringuid selle osas, kuidas, ma ei tea, USA-s, UK-s, Soomes, erinevates riikides on ju, kui me võtame nüüd UK või USA, siis kuidas nende kultuuris või ühiskonnas veterane väärtustatakse näiteks. Või et sul ongi erinevad mingid hüved, soodustused, nii edasi. Kui palju te võtate rahvusvahelisi näiteid või kus see tuleb? Eks ikka oleme võtnud rahvusvahelisi näiteid aluseks. Just sooduspakkumised tõesti on usakatel väga hästi ära korraldatud. Või siis näiteks nagu me tunnustame riigikaitsjate toetaja tunnusega neid ettevõtjaid, tööandjaid, kes säilitavad oma reservväelaste palgad, kui nad õppekogunemisele lähevad. Selles osas on olnud just britid väga heaks eeskujuks. Et on palju asju, mille osas on eeskuju võtta. Aga samal ajal näiteks, kui me käisime oma põhjanaabritel Soomes külas ja neid samu digilaigus tooteid tutvustasime,
või kui eelmisel nädalal käis üks Prantsuse ajakirjanik nendega tutvumas, siis suu vajub ikkagi väga lahti, sest sellist kontseptsiooni nagu need digilaigustooted näiteks on, ei ole meil kusagilt ega kellegilt maha kirjutada. Nii et osad ideid sünnivad ikkagi täitsa enda kusagilt peast ka. Ja samas meil on väga toredaid näiteid ju Eestis ka. Näiteks sellel aastal teeb reservväelaste nädal esimest korda omaenda kontserdi kõikidele reservväelastele, nende peredele tasuta. Eesti Sõjamuuseumi hoovis esinevad Liisi Koikson koos sõjaväeorkestriga ja Reket. Nii et selles osas on meil ju veteranirokk ja Karoliin Illenseri laulud sõdurile. Ma arvan, et on ju väga toredaid näiteid, kui Eestis on ära valideeritud, et laulurahvas me ju oleme ja muusika meeldib, nii et miks mitte siis üks järgmine kontsert, mis toob põhjuse kokku jälle tulla. Ei pea järgmist laulupidu ootama. See on terve aasta plaani siin paika panna inimestele. Ja tõepoolest, ma enda töös puutun ka tihti kokku sellega, et eestlastel ju on ka loomupärane kritiseerida ja alati tahta paremat ja ikka, miks me seda nii tegime, võiks ju teha nii. Ja just nendes hetkedes, kui sa saad rahvusvahelisel tasandil inimestega kokku ja nad vaatad sulle otsa, te teete asja hästi. Ja siis sa mõtled, et okei, jah. Et kas sul on, Artur, mõni selline hea positiivne näide tuua? Mida me teeme hästi? Neid on väga palju. Olen reisinud päris palju ja mu vaatajad on ka välismaalt tihti on nad ikkagi veteranid. Mu vaatajad on päris vanad, 60+, 70+, ilma naljata on nagu suurim grupp 30%, eks 10 000 pensionärid vaatavad mind, ma ei tea miks, paljud neist on veteranid, Korea sõda, Vietnami sõda, USA-st just, ja kindlasti ka lahesõja veteranid. Ja see, kuidas veterane koheldakse, me kõik teame, et Ameerika ja veteranid on see number 1, lennujaamades saavad kiiremini, okei. See on see, mida me näeme, aga veteranide vaimne tervis näiteks öeldakse küll thank you for your service Ameerikas, aga veteranide enesetapud, kõik see, mis see paha pool seal on, ma ütleks, et meil on seda palju paremini tehtud ikkagi, et neil ei ole hästi selle teemaga. Et nad on, kuidas eesti keeles on, nagu tunnevad ennast väga hüljatuna tihti ja sellised kampaaniad veteranide jaoks, mis meil ongi reservväelaste fond näiteks, see kõik on ju Ameerikas olemas, aga see kuidagi ei jõua nende inimesteni, kes mind vaatavad. Nad kirjeldavad mulle, et tunnevad ennast väga hüljatuna kuidagi ja Eestis tundub selle asjaga ikkagi palju paremini olevat. Et kõik need kampaaniad, mis sa just mainisid, number 1, me oleme esimesed, et võib-olla tuleks uhkust tunda sellele. Ja kindlasti tuleks, kui veel minna nende toetavate tööandjate juurde tagasi korra, siis meie käisime ka osakonnaga Brüsselis, oligi tööandja toetamise konverents, midagi sellist eesti keeles. Ja kui siis lõpuks oli Eesti kord oma ettekannet anda, siis esimene suur hetk, kui kõik hakkasid pildistama, oli, kui nad nägid, et meil on 100 000 reservväelast ja 4 000 tegevväelast, siis nad juba imestasid. See oli see mõõdupuu, mille järgi hakati siis neid meetodeid võrdlema. Ja siis edasi, kui me rääkisime, et me tõesti Eestis, et me korraldame riigikaitsekursuseid, et tööandjatel oleks laiem teadlikkus, miks see panustamine vajalik on, et me tunnustame neid silmapaistvaid päriselt selle jaoks eraldi loodud tunnusega, mida annab president välja. Et meil on nii regulaarne suhtlus igakuiselt, hea tahte kokkulepped kõikide tööandjate esindajatega, siis karp vajus ikkagi lahti ja seal olid meie liitlased ju tegelikult koos. See oli ka see hetk, kui sa oled mitu aastat tööd teinud ja hetkeks võid korra seistama, tegelikult on palju ära tehtud ja meie tööandjad on tugevalt reservväelaste selja taga. Ja vahel võib tunduda jälle tsiviilis kuuled seda, et kaitsevägi on nii bürokraatlik ja aeglane, sest neil ei ole perspektiivi, nad ei ole võib-olla läbi käinud Prantsusmaa kaitseväega või Ameerika sõjaväega, et need on nagu kordades aeglasemad suured massiivid, et ja uuendused ka tulevad aeglasemalt, et selliseid ideid läbi suruda, mis meil on juba nagu iga päev seal 10 aastat veel vähemalt. Teil on siin palju näiteid igasugustest projektidest, mida teie ja meie teeme ja palju häid, te olete aktiivsed inimesed, teete palju asju, te suhtlete paljude inimestega. Seega ma tahaks teada, kas teil on mõni selline mingi lugu, mälestus, midagi pulli, mis jääb eluks ajaks teiega, mis võib-olla iseloomustab seda, millist tööd te igapäevaselt teete ja mis motiveerib teid riigikaitsesse panustama?
minul on kindlasti üks armas lugu rääkida. Oligi nii, et ma käisin riigikaitsjate toetaja tänusündmuseks videoklippe filmimas ja siis seal istus üks reservväelane koos oma sõpradega ja rääkis siis mulle ja neile lugu sellest, kuidas jõudis õppuselt tagasi, läksid kohe otse maakoju ja lastega korra kohaliku Coopi grilli asju ostma. Ja kui lapsed siis küsisid, et issis vaata, et siin on selline digilaigus piimapakk. Ja ta ütles, ma sain nagu sinna nende tasandile maha istuda, korra põlvitada ja öelda, et rääkida selle loo, miks see piimapakk on digilaigus ja see ongi see, miks issit just 2 nädalat kodus ei olnud ja et mis see riigikaitse on. Vot see oli küll hästi eriline tunne, sest sa said aru, et tänu nendele kampaaniatele või toodetele sa oledki loonud kodudesse diskussioonid, mis annavad võimaluse lastevanematel näiteks rääkida oma sellest rollist või siis uhketel poissõpradel, tüdrukutele. Ei pea ju alati jääma väga klassik. Et see on üks siukene lugu, mis mulle alati meelde tuleb ja südame suureks. See on väga raske biitida nagu paaran siin praegu. Väga hea lugu, see on tõesti ja võib-olla sarnase vaibiga lugu või tunne siis ongi see, et eestlane on pigem kinnine ja eestlane ei ole, tundub, ma ei taha nüüd öelda cringe, aga kindlasti on natuke imelik, kui sa lähed kellegi tänaval juurde, ütled aitäh teenistuse eest või aitäh, et sa panustad. Praegu on kevadtorm, inimesed on õppusel, nad peavad siin olema, nad ei käi tööl, nad ei näe oma lapsi, naisi, abikaasasid. See on tohutu äraandmine tegelikult riigi jaoks ja et teised inimesed saaks käia edasi tööl ja trennis ja nautida oma elu. Et kuna mul on välismaised vaatajad ja nende kultuurides tihti just Ameerikas on, mis iganes probleemid ei ole veteranidega, tänaval väga tugevalt väljendatakse, kui näed, et keegi on veteran, see väljendatakse tänu selle eest. Vahet pole, kui pinnapealne või mitte see ka ei oleks, siis see mulle meeldib, et see võiks olla ka Eestis niimoodi. Et kui me teame, et keegi ohverdab oma elust midagi, et Eesti riik oleks vaba, et me kõik saaks elada seda head ja väga head elu edasi, mis meil on, siis see on auasi, see on uhkuse asi. Ja seda tänu tuleks väljendada ja näidata, ma arvan, võiks rohkem, et eestlane võiks seda välja näidata rohkem. Ja nüüd mul on kohe siia otsa üks vahva näide veel, kuidas eestlased seda tegid. Vabariigi aastapäeva eel valmistasime me Kaitseministeeriumi pisikeses köögis 6000 kilo võileiba koos naiskodukaitse naistega, koos noorkotkaste ja kodutütardega. Käed panid külge ka kaitseminister ja õiguse asekantsler Margit Kross. Me tõesti tegime loetud tundide juures valmis pidupäevaks hunniku kiluvõileibasid, mille sisse läks lipp, kus ühel pool oli digilaik ja reservväelaste fond ja teisel pool siis Eesti lipp ja me jagasime neid Vabariigi aastapäeva hommikusel lipuhiskamisel ja paraadile järgneval näitusel ja täpselt see hetk, kui inimesed siis tulid ja siis nad said jälle jagada neid oma lugusid või seesama, et need naised tulid kokku sinna kööki ja hakkasid kilu puhastama, et me saaksime pidupäeval massiliselt jagada lihtsalt kiluvõileibasid tutvustamaks reservväelasi ja reservväelaste fondi. Et tore, et vaikselt, väikeste sammudega me ka ühe rohkem oskame seda aitäh edasi öelda. Kindlasti üks siuke soov unelm on see, et ka reservväelastel oleks sarnaselt veteranidele oma sinilille rinnamärk. See muudaks selle tänuavalduse tegemise palju kergemaks, nagu me teame. See oleks siis see oleks nagu sama märk, see oleks eraldi. Eraldi oma mingi märk ja näiteks siilikuju või hunt. See sinilille näeb igal pool, seljakottide peal igal pool, et miks ei võiks olla 10 000 Eesti reserve. Ja siis, sest päeva lõpuks, kui nad on need tavalised inimesed meie seast, kus sa siis oskad õigele mehele panna käe õlale ja öelda aitäh, et oled reservväelane. Statistiliselt ta ilmselt on. Mine ütle. Ja see sümbolism tegelikult töötab nii hästi, sest see võtab kogu, praegu ma ütleks kevadtormi ajal ka see tunne on ikkagi võimas. Mul on igapäevaselt Messengeri chatides sõbrad, kes on metsas saadavad pilti, et täna sain toidupakis selle ja aga siis sul olekski, sul on see hea tunne ja siis sa paned selle sinna väiksesse sinilille ka veel. Aga teine pool on, mis te muidu arvate naistest kaitseväes? Sest mul hiljuti just käisin ühes gümnaasiumis rääkimas ajateenistusest ja siis ma küsisin nendelt noortelt, et kes tahab minna, kes on motiveeritud, tahab minna ajateenistusse. Ja siis ma olin üllatunud, sest rohkem neiusid tõstis käsi kui noormehi. See ongi niimoodi minu arust.
Okei, see teema küll, mul lihtsalt tuli midagi muud praegu pähe, et ma räägin paljude oma sõpradega, ma nimesi ei ütle, aga saavad puid need, kes saavad ja teavad. Et sõbrad ikka abikaasadega juba abielus, mis iganes, meessoost sõbrad, oi, et raha on ka inimestel, oi, Hispaaniasse maja või kuhu me nüüd lähme, kui sõda hakkab, mul on nagu loll lihtsalt peast, vaat, sul on üks riik, üks kultuur, üks ema-isa, kes sul siia jäävad. Ja siis ta naine lööb talle ka vastu pead, on nagu, jaa, me jääme siia, ma ei lähe kuhugi, minu lastega sa ei lähe kuhugi. Ja mehed on nagu, ei, ma ikka. Sest võib-olla mees nagu tajub seda, et tema peab just sõtta minema ja kuidagi, ma ei tea, alati on just naised need, kes nagu, jah, et mina jään, mina võin minna. Ja siis mehed tegelikult leiavad viise, kuidas nagu ära saaks, et ma ei tea, miks see nii on, aga nii on jah. Ma olen ka nagu tsiviilmaailmas näinud seda. Jah, ja ega meie demograafilised trendid ei luba meile ka sellist privileegi, et me lõputult mõtleksime, et kaitseväekohustus ainult noormeestele kehtima peaks. Ja tõesti, naistes on palju väge ja ma arvan, et kui nad lõpuks sinna jõuavad, siis sellest võidavad kõik. Enda kogemusest ma arvan, et lihtsalt kõige olulisem on see, et see mõttemaailma muutus või see mõte üldse jõuaks sinuni enne, kui siis, kui sa juba ülikoolis oled. Et Eesti riigis poisid ikkagi kasvavad üles selle teadmisega, et neid ajateenistus ootab. Mina jõudsin riigikaitse teemadeni aktiivsemalt just ülikooli perioodil ja vot sellel hetkel oli see kuidagi nii raske mõelda, et kui sa oled juba oma karjäärivalikud teinud, tead, kuhu sa tööle tahad minna, oled selleks vajalikud sammud kõik ette teinud, et kuidas ma siis nüüd ikkagi lähen, kui elu on nii paika loksunud ja mõneti just sellel põhjusel ma ka Kaitseliiduga liitusin, et tegelikult töötada ministeeriumis ja omada ise 0 kogemust põllult tundus hästi vastumeelne sellest vaatest. Et ma lihtsalt arvan, et naiste osas juba see, et meil on kohustuslik riigikaitseõpetus kõigile, aitab varasemalt neid mõtteid vaikselt seadma hakata ja siis ei tule niiviisi ootamatu võimalusena mingil hetkel kandikul. Kui teie peaksite valima homne päev, sa lähed uuesti ajateenistusse, Artur, ja sina lähed ajateenistusse. Ja te olete nüüd siin, tavaliselt kui minnakse tervisseisundi hindamisse, siis enne saadakse panna ka eelistused, et kuhu sa tahad minna. Küsin teie käest, mis te paneksite? Top 2, kuhu tahaks minna ajateenistusse homsel päeval? Stratcom. See, kus ma praegu olen. Ja. Miks? Ma olen hästi loov inimene ja juba keeruline on, kui ei ole loovust elus. Tunnen lausa, et ma kannatan selle arvelt ja muidugi kui vaja, ma saan hakkama ja teeme ära. Aga kui sa küsid, et kus valid, siis jah, ma valin igal juhul koha, kus on rohkem loovust. Loovtegevusi, kaamera ees või taga olemist. No ma olen õppinud ka näitlejaks ja väga naudin tegelikult, mis ma ikka varjan, mulle väga meeldib kaamera ees olla. Et ma ise tunnen, et ma võidan sellest ja mul on pärast väga hea olla ja et kus ma seda teha saan, seal ma oleks. See on minu kirg olnud terve elu tegelikult ja tuleb välja, et ajateenistus ja kaitsevägi pakuvad sellist võimalust. See on vau, teeme ära. Ma tahaks äkki luurata. Hardcore lihtsalt jalavak, luure kõige hullem, 3 tundi undöösile otse. Kui juba, siis juba. No, väga kõige kaugemad nagu asjad üksteisest vaata ongi. Aga kus sa olid siis? Ei, mina ei käinud ajateenistus. Võt, ma olin see näide, kellele jõudis Naised väkke kampaania minuni selleks hetkeks, kui ma olin oma plaanid juba kindlalt Kaitseministeeriumi suunas seadnud ja oma lõputöö kaitsetahte teemadel ka kirjutanud, nii et siis ta tuli ja liiga hilja. Aga mis hetkes täpselt, kuulajatele taustaks meie minnaga teame 11 ülikooli ajast, Tartu Ülikoolist, bakalaureusest. Millal sul see plõks ära käis, et see on nüüd see karjääritee, mis ma tahan ette võtta? Kui ma gümnaasiumi lõpetasin, siis ma käisin Vikerraadio saates ühel väga varajasel hommikutunnil intervjuud andmas. Kusjuures ma kuulasin seda saadet enne, kui me üldse tuttavad olime. Miks sa üleval olid sellel ajal? Ma olin oma vanaema juures tärkab hästi vara. Ma igatahes istusin autos ja proovisin ennast väga üles äratada. Ja siis kogu intervjuu minu meelest läks nii sujuvalt ja toredalt ja selle lõpus nad küsid, no nii, ja kelleks sa siis saada tahad? Siis ma peaministriks. Nii et mingi tung teha kõigi eest ja Eesti eest on ikkagi kaua ju hingest tuksunud. Ja võt siis ülikooli ajal tõesti see hakkas kitsamalt julgeolekuteemade poole minema, siis käisin
kõrgematel riigikaitsekursustel vabatahtlikuks ja Lennart Meri konverentsil võtsin hästi aktiivselt kõiki võimalikke sammukesi juurde, et see silmaring aina laiemaks saaks. Ja siis võib-olla, mis mind hästi-hästi paelus, millest ka mu lõputöö tuli, oli see, et ise olid oma selles mullis ja maailmas, kus see kaitsetahe ja Eesti tunne sees oli nii suur, ja siis läksid nädalavahetuseks tagasi Tallinnasse või Tartus peole. Ja siis kohtusid neid noormehi enda vanuseid, kes arutasid, et kas siis Hispaaniasse ja kas helikopteri või lennukiga, kindlasti enda helikopteriga, mis neil oli plaanis selleks hetkeks omada. Ja siis mu sees nagu tekkis see küsimus, et ma ei saa aru, et kuidas see saab olla, et ma tahan paremini aru saada, mis nende peas toimub, kus see Eesti tunne kaduma läheb, kus loogikas kaob ära see, et endal on ju väga tore helikopteriga ära lennata, aga klassiõed, vanemad, vanavanemad, maakodu, et kui need maha jäävad, et mis see poiste loogikas juhtub? Ja, sükestele tahaks küll nagu niimoodi, kukalt anda, et nagu võtta kokku ennast. Ja ma ütlekski, me oleme talunud seda, et vaba Eesti kõik võivad rääkida, see on moes ka. Ma ütleksin nagu välja selle, et see ei ole okei. Ei ole okei rääkida sükestest asjadest ja nagu minu arust see, sõja ajal võrdub see riigi reetmisega, kui sa reaalselt lähed ja eirad kutset. Ja. Et ma ütleks, et see on, võin ju öelda isiklikku arvamust, et see on nõme ja ei peaks niimoodi arutama avalikku arutelu, et kuhu riiki sa lähed ja kuhu päikesepaistelisse kohta, kui sinu relvavennad jäävad sõdima ja mõned neist hukkuvad. Minu silmis on see madal ja ei tohiks. Ja kindlasti, kui keegi räägib, siis kindlasti call out'in selle oma sõprades ka. Tekib konflikt ja me arutame seda sellel hetkel. Et enam ei ole vaiti, et okei, läheksid sinna, mind kutsutakse, nüüd ongi, et see on nõme lõpeta ära, et ei räägi enam sellest nii. Kusjuures ma võib-olla, või mina isiklikult natukene lähen sinna poole. Ma ei saa öelda, et ma ei nõustu sinuga, aga ma tunnen, et tihti need inimesed, ma usun ka, et need näiteks meie, kes me oleme riigikaitses, peame tulema rohkem võib-olla vastu sellistele inimestele, kes niimoodi mõtlevad ja arvavad, sest et seal võib olla erinevaid põhjuseid, miks neil on see tunne tekkinud. Aga see on tegelikult see, miks me teeme täna seda, mida me teeme. Ja lõpuks ikkagi, mida ma olen ajateenistuse puhul ka, ma olen ikka päris mitmega kakelnud, et kes ütlevad, et see on mõttetu ja mis sa sealt saad ja siis, aga siis lõpuks sa saad aru, et inimesena ka, et kui mina õppisin seal kõige rohkem seda, et mul on vaja alati mingit eesmärki. Et kui sa ise mõtestad, et miks ma siin olen, mida ma teen ja mis on mu eesmärk, see ei käi ainult ajateenistuse kohta, see käib elus kõigega kaasas. Ja tihti ma nägingi seda, et need inimesed võib-olla lihtsalt ei oska mõelda selliselt. Ja kui sa ei mõtle sellele, miks või mida või mille nimel ma asju teen, siis on lihtne nagu teha järeldust, mis tegelikult ei ole kuidagi seotud sellega. Ja minu meelest on ka hästi oluline, ma nõustun täiesti mõlemaga, et me seda arutelu ja diskussiooni ära ei kaotaks. Kaitsetahte osakond tellib uuringuid ka lastevanemate suunal ja tegelikult tuleb välja, et meie lapsevanemad räägivad väga vähe enda lastega ajateenistusest ja muredest, rõõmudest, mis sellega seoses võivad tekkida. Et tegelikult ikkagi kõikide nende mõtete ja hirmude vaatenurgast on nii oluline, et me sõprade, kamraadide, lastevanematena räägiksime. Sest et hirmus tekkida tunnet, et ma tahan ära minna, see on ju midagi väga inimlikku, aga selleks ongi vaja ühte ratsionaalset vestlust ja teisalt iga soovi või tunde või selle sama kaitsetahtega, mis su sees on, peab käima kaasas mingi reaalne võimalus panustada, mingi roll, mis tuleb inimesele leida. Ja ma arvan, et see on üks asi, mille osas kaitsetahte arendamise osakonnal on veel kõvasti tööd teha, et eestlaste kaitsetahe on ülikõrge ja nad tahavad panustada, aga kui sus tekib ikkagi hirm, et ma ju ei tea, mida sõjaolukorras teha ja ma jään lihtsalt siia kellegile koormaks, et siis, et sellest passiivsest kaitsetahtest aktiivne kasvatada. Ma arvan, peame sellega rohkem tööd tegema ja ostma tõesti seda diskussiooni. Ma olen valgustatud selles mõttes, siin on nagu näha on, et lõputöö on, siin on nagu aktiivne kaitsetahe passiivne. Ma ei ole isegi mõelnud selles terminis, aga et mingid vestlused mingite inimestega on olnud, kus ma tunnengi, et see on juba 3. vestlus samal teemal ja siis tuleb jälle see ratsionaalselt seletad, eriti kui ma teen seda sõjablogi, siis ma seletan, et Venemaa ei ole see, mis nad välja näitavad, et tuleb mulle ise Kremli propagandapunktidega vastu ise Eesti mehena vaatas. Ma ongi, et okei, ma ei viitsi sinu Pskovi juttu ümber lükata. Nõus, ma arvan, et see on nagu nende kehaliste harjumustega, et kui sul ei ole harjumust trenni teha väiksest saati, siis väga keeruline on 30-aastasele mehele selgeks teha, et trenni
tugevad. Et trenni tegemine on oluline osa rutiinist, et sama on ikkagi inimese väärtushinnang ja kujuneb noorelt välja ja võib-olla ongi Facebookis kommentaariumis lammutavate inimeste jaoks kõige raskem see, et tegelikult seal kommenteerivad need inimesed, kelle mõttemaailm on juba niivõrd kujunenud, et ei seda muuda. Vot see on üks nagu lõputu teema, et kui seegi selle läbi närib, okei, sa võid last kujundada, muuta, Putin teeb Ukraina lastest ka Vene sõdurid, eks ole, aga kuidas välja kujunenud eestlane 30-aastane, kellel on vaated paigas ja need ei ole kaitsetahemeelsed ja tal on hirm, kuidas selle lahti puugida, siis ma olen ratsionaalset vestlust proovinud kasutada ja näidanud 1000 klippe kõike sellest, kuidas Venemaa ei ole, mis ta näitab ja et Venemaa hirmu eksport on sinu peal nüüd töödanud ja võtame narratiivid lahti, ehitame uuesti üles Eesti positiivsed narratiivid. Ma ei ole hakkama saanud sellega. Ma ei ole kellegi meelt suutnud muuta, ma olen proovinud. Keegi selle lahti hammustab, siis seda süstalt võiks kõigile Eesti meestele sisse lasta. Aga kuidas sa üldse otsustad, mis teemadel sa videoid teed? Esiteks, mis juhtub? Ukrainas juhtub kogu aeg midagi. No juba see, et täna lasti ju esimene droon alla Eesti Vabariigi õhuruumis üldse miljoni aasta jooksul, millal iganes. Täna ei lasti, see on ju suur asi näiteks just juhtus. Kindlasti oleks video, kui ma ei oleks õppusel. Aga Ukrainas juhtub samamoodi asju, mis juhtuvad esmakordselt või midagi väga tähtsat juhtub. Ja kui ei juhtu, siis Venemaa ja üldse kõik, mis Venemaal toimub, on nii tohutult huvitav minu arust, sest see on riik, kus reeglid ei valitse või valitsevad kirjutamata reeglid ja see on nagu Wild West nii-öelda, et vaadata, mis mängu järgi seal see asi käib ja see on nagu, sellest saab lõputult videosid oota, kas sõda lõpeb või ei lõpeb, nagu content'i on väga palju seal. Selles mõttes saab ju ikkagi öelda, et isegi kui sul on neid vestlusi, kus tuleb, on vahel tunne, et jookseks peaga vastu seina, siis juba see, mis sa teed, on see kui juba natukenegi kuulata või jälgida või ma isiklikult, kui ma nüüd tutvusin sinu sisuga, siis ma ütleks, et see on täpselt osa sellest, kuidas inimesed hakkavad mõtestama seda, kuidas nemad tunnetavad riigikaitset ja nii edasi. Jah, ilmselt selle eetrisse ja ruumi toomisena sa lähed poodi, sa näed seda digilaiku ja kui on mingi teema su peas, mis on ebameeldiv ja sa surud seda alla varjad, siis ei ole nii lihtne enam seda varjata iseenda eest ka, et ma ei mõtle sellele teemale. See on kogu aeg su ees, sõbrad räägivad sellest, sinilill on kõigil rinnus ja siis reservi äärest on märk ja nagu see on siin ruumis kogu aeg olemas ja seda ei saa varjata. Et ma arvan, et see oleks vajalik küll rääkida sellest rohkem. Aga kas sa arvad, meil on veel midagi, millest peaks võib-olla rohkem isegi rääkima, millest me täna ei ole piisavalt rääkinud? Ei tule kohe niiviisi, millest me ei ole piisavalt rääkinud. Ma arvan, et rääkimisel on meil ühiskonnana ja sellel valitsemisel all kogu aeg kaaluda üks sisemine süke väärtus konflikt, et kui palju me rääkides tekitame sõjahirmu ja kui palju see ausalt rääkimine on vajalik selleks, et inimene tegelikult vastupidiselt tunneks, et ta on pidevalt kommunikatsiooniringis, et temani jõuaksid vajalikud sammud, mis ta saab enda ja oma lähedaste kaitseks teha. Ja kui me siin hästi palju rääkimisest oleme täna rääkinud, siis see on täpselt see tunne, mida ma tihti mõtlen ka kaitsetähte tiimi vaatest, et tulevad silme ette igasugused kampaaniad, jälgid, mis Ukrainas toimub, visuaalid, mida tahaks kasutada, aga sa pistad need kuskile sahtlisse justkui päevaks, kui võib-olla seda on rohkem vaja, kui see temperatuur on kõrgemaks keritud ka laiemalt lihtsalt just seetõttu, mis toimub. Et see on üks asi, mis ma usun, et on ka Kraale väga tuttav arutelu koht, et kuuled, et inimesed on sõjahirmus ja et mingitest teemadest ei peaks rääkima, aga samas, kuidas me siis ei räägi. Maha ei saa ka vaikida seda, mis me ümber toimub. Ma oleks väga selle poolt, et rääkida. Ja, mina ka. Sest jälle see on võib-olla selline demagoogia või imelik jutt ja kerge rääkida, kui sul on positsioon ja eesmärk, kuidas sa sõja ajal teed. Ja aga minu silmis hirm on ikkagi nagu mitteteadlik valik. Et kui inimene kardab, siis see võib-olla jah tuleneb sellest, et ta ei tea, mis on tema roll, nagu sa ka ise ütlesid, et miks võib-olla vestlused on vajalikud, ta tajub, et temal ei ole rolli ja ta on kasutu ja mis iganes, aga siis tuleb mänguga tema vastutus. Kui mina kardan, kuidas ma saaksin seda muuta? Või elus see lähenemine üldse, kui midagi, mis mulle ei meeldi, mida mina saaks teha selleks? Kas tal on siis okei karta? Või ta ei taha seda muuta? Mulle ei meeldi karta, ma kohe astun samme, et mitte karta, see tähendab, ma pean mingi rolli, mingi tegevus ära õppima. Kui inimesed kardavad ja ei tee mitte midagi,
siis mina tooks mängu ka nende enda vastutuse selles, et nad kindlasti riik võiks teha selle nii lihtsaks kui võimalik, et nad leiaks endale kohe rolli ja astuks sellesse, aga ka nemad peavad selle sammu lõpuks astuma. Ma otsustan oma peas, et aitab, ma ei karda, või et ma lähen ja loon omale selle rolli või ma lähen Kaitseliitu. Palju mehi, kes ei ole käinud ja nüüd on see rong läinud juba lapsed ja kõik, vahet pole, et vanust 27 võidakse kutsuda, ta ei lähe enam 2 last. Mine Kaitseliitu. Ma ütlengi, mine Kaitseliitu, sest see on samm, mida sa saad astuda, see võtab su hirmu vähemaks ja sellega sa nagu tegutsed ja kui sa tegutsed ja võtad vastutust oma elu eest, sa ei karda enam. Et tegemata töö minu arust. Ja, nii et kui mõni tore arendaja seda kuulab, siis meil on pikalt mõttes mõlkunud mõtte arendada sinu roll riigikaitses, siuke chatbox, bot, kus sa saad rääkida, mis su tugevused on, palju sul on aega panustada, mis su nõrkused võib-olla on, et ma ei taha relva kätte võtta, aga ma igatepidi... See on ikka väga uuenduslik, nii lahe. Mega uuenduslik. Aga ma käisin laupäeval, sain mentordada ühel häkatonil. Ja meil on vist praegu peaks olema 2 häkatoni, mida siis teevad noored, kes ehitavad äppe ja teevadki riigikaitse teemalisi rakendusi. Ja no mul oli suu lahti terve aja, sest et kõik need lahendused, mis seal suudeti välja tuua tehnoloogiliselt, asjad, millele ma ei suudaks kunagi mõelda. Ja siis samas, kui tajuda seda ka, et sul on mingid inimesed, kes ongi hakanud mõtlema, et kuidas ma saaks panustada. Ma teen häkatoni ja kutsun kokku teised inimesed, kes tahavad mingeid lahendusi leida riigikaitsele. Et see oli üks asi, mis minu silmi avas väga palju. Ja mina olin kevadel Pesamuna, mis on selle turundusvõistluse kuldmuna, siuke ka noorte häkaton, žüriis ja seekord nad just kaitsetahte teemadel nuputasid. Ja mulle avaldas nii sügavat muljet see, kui ausat kommunikatsiooni noored ootavad, kui palju julgemad nad on välja ütlema asju, mis meil ka mõttes mõlguvad ja kui palju tegelikult nad kõik suunasid oma iga kampaania lõppu just täpselt sellise sinu roll riigikaitses lehekülje, kus sa siis, kui see tunne on tekitatud, kui midagi on sinus käivitatud, sa päriselt leiad sellele väljundi otsa ka. Selle võistluse võitis pilet välismaale. See oligi selline suured karjuvad plakatid ja installatsioonid, näiteks Tallinna lennujaama ees suur piletikujuline installatsioon, kus on kirjas pileti pitsale või pilet palile või kus iganes kõik alati planeerivad minna, kui seda tuleb. Ja siis seal kohas, kus muidu oleks kirjas hind 2500 €, oligi vanavanemate kodu, mida sa kunagi külastada ei saa, laulu- ja tantsupeo traditsioon, mis välja sureb. Vanama pannkoogid, mis jäävad igavesti uuesti söömata. Ja nad olid nii ausalt valmis nendel teemadel rääkima, sest et see mõneti on selline no bullshit generatsioon, kes tahab, et nendega ausalt räägitaks, mitte et me pakendaksime neid asju nagu sinu parim karjäär või sinu parim roll või ei, väga halb olukord on. Ja me ei ole seda valinud, aga me oleme selles. Nüüd on meie kohustus lihtsalt teha midagi selle vastu. Lihtsalt, kui sa kirjeldad, see on nagu nii geniaalne lihtsalt praegu. Ma mõtlen, vau. Meil on nii ägedad noored. Jaa. Päriselt lennujaamadesse pandaks nagu, riiklikel kanalitel on alati, et see ei ole meile vastav või sul liigid ja hirmu või see, et kas see läheks nagu läbi mingist sorti kontrollist huvitab. Mingil ajahetkel kindlasti läheks, võib-olla täna mitte. Aga noortel oli ka üks väga nunnu mõte, näiteks teha reservväelaste kohuke, mille kiri on söö ära ohuke. Nii et kohuke on sõrkudesse pandud. Nii et Eesti kohukese ettevõtted hüppame kampa ja teeme ära. Kohe julgem tunne, kui seda ohukese ära süüa. Palun ütle mulle, et sellised asju rakendatakse nagu, et... Me töötame nendega. Väga hea minu arust. Et jah, järelkasv on meil palju lubav. Igas õiges podcastis on reklaamiminutid. Minna, räägi reservväelaste nädalast veel. Mis seal toimub? Ja 31. mail saab reservväelaste nädala alguse ja kestab ta 7. juunini. Tänavu kannab kampaania sõnumit hoiame kohta neile, kes hoiavad Eestit. Nädala raames üle 350 erineva ettevõtte pakuvad riigikaitsetele, nende seas nii reservväelastele kui tegevväelastele kui kaitseliitlastele erinevaid sooduspakkumisi. 6. juunil on nende erinevate sooduspakkumiste fookus just erinevatel kultuuri- ja meelelahutustegevustel. See on reservväelaste puhkepäev, kus võib julgelt võtta lapsed, naised, tüdruksõbrad käevangu
ja minna paarutada muuseumites, spaades, kinodes, teatris. Neid pakkujaid on seal tõsiselt palju. Ja esmakordselt toimub reservväelastele ja nende peredele tasuta kontsert Viimsi sõjamuuseumi hoovis 5. juunil. Reket Liisi Koiksjon ja Eesti Sõjaväeorkester teevad muusikat ja reservväelaste fond kostitab külalisi digilaigus jäätistega ja ehk juua ka pitsad juba sinna digilaigus karpidega. Nii et programm on hästi-hästi tihe. Noored, kes tahaksid, et saaks nalja ja head pidu, siis tuleb reservväelaste pidu T3-s ja stand-up comedy, reservväelaste lood. Henrik Puntso esituses reisib nii Tallinnasse kui Tartusse. Oled ka seal või? Laval, jah. Ta kutsus lavale, ma ei tea miks. Nii et hakkad siis ise huumorit viskama, nii et hästi mitmekülgne programm tuleb. Ei jõu ära oodata, et teada saada, mis pitsaga tegu on. Jaa. Kas, no see, jah, reservväelased ja kaitseväesse ei lähe kokku, aga reservväelaste õlle oleks väga hea mõte. Just throwing it out there. Meil on kaitsetahte õlu olemas, On või? aga alkoholivaba. Pange algse küsis. On kaitsetahte laager on olemas ja selles pakis, mis sul seal on. Alkoholivaba on, jah? Jah. Saad doseerida ise. Ja Artur, sulle viimaseks küsimuseks. Mis on järgmine asi, mis sa riigikaitses ära teed? Ma ei tunne otseselt. No jah. No praegu ongi pigem see õppustel käimine, sest tegelikult kui laps on väike ja justkui oleks ka mingi põhjus nagu, et ei peaks minema õppusele ja leida mingid põhjused, et eesmärgiks pigem ongi see, et ma ikkagi lähen ja me leiame selle viisi, et lihtsalt ma saaks regulaarselt käia õppustel, kui mind kutsutakse ja muidugi kui kaasatakse, siis jumala eest toota content'e nii palju, kui vaja oleks ja teha kõik, mis siis vaja oleks, et seda tahaks teha ka nii palju, sest mulle meeldib ka teha seda. Aga kuna ma olen sellisel kohal elus, nagu ma olen, siis mingit suuri uusi projekte ma nagu võtnud ei ole. Et lihtsalt olla tubli reservväelane, käia õppustel ja toota kaitseväe positiivset content'i.